Tere! Minu nimi on Maarjan Kull ning selles videos tutvustan teile eestkäeviset. Eestkäeviske puhul aseta ketas pöidla ja nimetissõrme vahele, pane keskmine ja nimetissõrm vastu ketta rimmi ning pöial aseta ketta peale samas suunas sõrmedega. Seejärel on ketas kindlalt käes ning oled valmis viskama. Viske sooritamiseks aseta vasak jalg umbes 45 kraadi peal enda ette ning parem jalg umbes sama või 90 kraadi all selja taha. Niimoodi hoiad ilusti tasakaalu ja on lihtne visata. Viske suuna valimiseks liigu jalgadest. Kui on vaja visata vasakule, liigu jalgadest natukene vasakule. Kui on vaja visata paremale, siis vastupidi paremale. Ära keera ennast kehast vasakule või paremale. Niimoodi on väga raske tabada seda suunda, kuhu visata soovid. Viset sooritades hoia ranne ja küünarnukk umbes samal kõrgusel. Randmest võid ka natukene taha lasta, et saada parem spin kettale sisse. Kummardu kergelt ette, vii käsi taha ja kiire liigutusega küünarnukk keha lähedalt, too käsi ette. Seejärel lase ketas lendu. Eestkäeviske puhul on kaks põhilist stiili. Saab visata ristsammus ja väikese hüppega. Ristsammu puhul tuleb kolmas samm risti vasaku jala tagant läbi ning neljanda sammuga astud kergelt oma keha ette ning oled samas asendis, kust oleks visanud justkui koha pealt. Seejärel vii käsi taha ja too kiire liigutusega ette. Hüppega stiili puhul tuleb peale kahte esimest sammu parem jalg väikese hüppe pealt vasaku jala asemele ning seejärel, kui vasak jalg liigub ette, liigub samal ajal käsi taha. Kui vasak jalg on maas, tuleb kiire liigutusega käsi ette ning lased ketta lendu. Tänud vaatamast, kasutage videost õpitut ning rääkige sellest ka oma sõpradele, kellega mängima lähete. Kõik head!